Eesti Vabariigi õhuväe pikk ajalugu ulatub tagasi 1918. aastasse. Tolle aasta 21. novembril loodi inseneripataljoni juurde lendurite poolroodu, mis nimetati mõne aja pärast ümber lennurooduks. Seal teenis 4 lendurit, 1 lendurvaatleja ja mõned aviomotoristid. Juba sama aasta suvel telliti Inglismaalt 24 lennukit. Lisaks õnnestus remontida ka sakslaste poolt maha jäetud lennukeid, mis tõstis lennuväe kasutuses olevate masinate arvu siis 40-ni. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi õhuväe tegutsemise alguseks võib lugeda 1991. aasta 16. detsembrit. Siis loodi kaitsejõudude peastaapi vanemohvitser lennuväe peaspetsialisti ametikoht. Kuidas elab uuenenud Eesti õhuvägi aga tänasel päeval? Praegu me töötame 3 suunas. Esimene suund on mis on kõige olulisem, see on meie Eesti riigi õhuseiresüsteemi ülesehitamine. Ja siin, kui te näete, praegu on see hoone, mis on ehitusjärgus, kuhu tuleb meie Eesti õhusuveräänsuskeskus, kust me hakkame, ütleme nii, kontrollima olukorda Eesti õhuruumis. Ja ütleme, algrakud sellest süsteemist on ka siin rohelistes konteinerites, kus on ütleme, mobiilne juhtimispunkt meil üles pandud, kus on kaasaegne tehnika, arvutustehnika, mis võimaldab meil teha koostööd nii partnerriikide kui ka NATO riikidega. Ja on ka vanemad seadmed, kus on vanad nõukogudeaegsed raadiojaamad, aga me proovime need 2 asja kokku sobitada ja saavutada maksimaalse tulemuse. Sama on ka lennutehnikaga. Õhujuht on praegu arenev väeliik. Neil ei ole kahjuks head sellist lahingutehnikat. On kasutada AN-2, mis on väga sobivad dessantülesanneteks, päästeoperatsioonideks. Ta maandub nagu helikoptergi väga väikestele platsidele. On olemas kopterid Mi-2, muidugi õhujuht vajaksid paremat tehnikat, kõvasti paremat tehnikat, eriti kopterite alal, ja ka lenduritele koolitusmasinaid, mis annaksid ikka kõrgema pilotasi tunde sisse ja selle õige õhutunde lendurile. Õhuvägi on üks osa meie riigikaitsesüsteemist ja ilma selleta mitte ükski riik ei saa organiseerida oma riigikaitset täiuslikult. Iga riik peab olema võimeline kontrollima oma õhuruumi, jälgima, mis toimub selles õhuruumis, takistama, ütleme, vaenulike lennukite lendu. Eesti õhuväe omanduses on hetkel 8 lennumasinat, nendest 3 kopterit. Et kaitsevõimet riigis tugevdada, tuleb lennumasinaid juurde osta. Ostmine on aga seotud rahaga, sõjalennunduse valdkonnas aga eriti suurte summadega. Kõik see sõltub, ütleme, meie riigi tahtest ja meie maksumaksja tahtest. Kui me oleme võimelised maksma selle eest, et kaitsta oma riiki, siis me teemegi seda. Aga mitte ükski sõjaväelane ei otsusta, et me ostame selle lennuki või nii palju, seda otsustab Riigikogu, valitsus ja meie nagu sõjaväelased võtame selle tehnika oma kätte ja selle tehnikaga, mis meile annab Eesti rahvas, organiseerime Eesti riigi kaitse. Metall, see on teadagi kallis, kuid sellel veel suurem on kaal, kui kaigub sust jutna kaunis korral. Tehnika iseenesest riiki veel ei kaitse. Juhtimispuldi taga või lennukis peab olema inimene, kes on sisemiselt motiveeritud ja hästi haritud. Kas Eesti noored vastavad nendele kriteeriumitele? Tahtmist on palju, aga see maksab, see on kallis. Riigil ei ole nii palju vara, et kõiki soovijad koolitada välja. Aga oleme püüdnud teha oma parima. Just praegu meil teenib meie õhuväeüksustes 8 noort lendurit, kes lõpetasid eelmisel aastal Tartu lennukolledži ja 5 nendest noortest poistest otsustas siduda oma elu Eesti õhuväega. Ja edasise väljaõppe me lubame organiseerida nendele nii Ameerika Ühendriikides kui ka teistes riikides, kes andsid nõusoleku aidata meid just sõjaväelendurite ettevalmistamisega. Vahvatlevana näib noorele inimesele võimaluse end täiendada piiri ja ookeani taga. Algteadmised peab tulevane sõjaväelendur aga omandama siiski koduvabariigis. Sõjaväelenduriks saada meil otseselt nagu veel niisugust õppeasutust ei olegi. Et alguses peaks, ma arvan, läbima ohvitseri kursuse. Me Tartus nüüd
avaneb see aasta Kaitseväe ühendatud õppeasutus, kus siis 2 aasta jooksul õpetatakse välja leitnandid või siis ohvitserid rühma ülema tasemel. Ja peale seda juba võiks nagu seda lennunduspoolt ka hakata arendama. Ega lendamine see paljalt õhus olemine ei ole, see on väga suur töö maa peal ja nii enne lendu kui peale lendu ja see on kõik kompleksselt, seda on väga raske nii iseloomustada, seda peab ise tundma, istuge peale, tuleb teil võimalus, ma võtan kaasa ja siis proovite ära. Kui näiteks riik tahab valida endale 20 lendurit sel aastal, siis kutsutakse vähemalt 700 inimest. Ja nendest 700 inimesest mõnikord õnnestub need 20 kätte saada. Sellepärast see test on tõesti päris keeruline, mis võimaldab kontrollida inimese tegevust kriitilises olukorras, ootamatus situatsioonis ja see noor mees, kes tuleb näiteks peale kooli, ta pannakse lennuki kabiini, siis panevad kõik lambid vilkuma ja öeldakse, et sa nüüd pead näiteks tegema vastavas järjestuses mingisugused liigutused. Jätma meelde vastavad numbrid, raadioside teel edastama ja see annabki võimaluse kontrollida inimese selles kriitilises situatsioonis, mis mõnikord toimub ka lennukitega. Nii sõjaväe kui tsiviillendurite töö on väga pingeline. Seetõttu saavad nad pensionile juba enne 40. eluaastat. Miks valida enda elutööks lenduri karjäär? Lennunduse alal ongi just see, mis võimaldab inimesele saada seda, mis ta oma argipäevaelus ei saa, natukene adrenaliini. See tähendab langevarjuhüpped, kiirused, see suurepärane pilt, mis ta näeb õhust ja see toobki inimesed õhuväkke, just see võimalus proovida ennast kriitilises situatsioonis, suurtel kiirustel, väga kõrgel. Inimene tahab tunnetada oma jõudu, oma võimeid ja sellise masinaga on see täiesti võimalik lennata suurte ülekoormustega, suurte kiirustega, tunda ennast vabana õhus. Sõjaväelendur on raudselt lendur, tsiviillendur võib olla ka piloot, kuna sõjaväelendur teab kindlasti seda, mis selle lennukiga saab teha, tsiviillendur teeb seda, mis selle lennukiga tohib teha. Kui lennata reisilennukiga öösel suures kõrguses pikki trasse, siis teinekord hakkad mõtlema, et see maapealne siblimine tihti tundub väga tühipaljas ja hindad palju asju ringi ja hiljem maa peal siis on hoopis teine suhtumine asjasse. Üleval saab palju asju läbi mõelda ja otsuseid teha. Ja loomulikult see on natuke nii-öelda Jumala poolt ka antud muidugi. Kes on ikka sündinud lendama, see hakkab lendama. Aurahadel meeldiv on sära ja mõnel neist peal on ka proov. Aegilu ei riku jära, neid koid ega korrosioon. Kõik pudeled pilku jääb ära ning siis on su ainuke soov, et iial ei ununeks ära, mis peidus on teisel pool. Teie olete kirjutanud oma mälestustest raamatu 3. eskadrill. Millest see raamat õige pajatab? See on niisugune autobiograafiline lugu. Sellest küllalt üldistatud lugu. Millised me olime eestaegsed noored, kuidas me õppisime, platooniline armastus, tantsukursused ja kuuvalge tööd. Millised me olime, kelle tuli vastu võtta 3 okupatsiooni, millisest viimane kestis 50 aastat. Millised me olime, kui 3. eskadrill lahingusse lendas, lootuses, et Eesti jälle vabaks saab. Pöördume veel tagasi teie noorusaega. Miks te hakkasite huvituma lendamisest? Mis te arvate? Kuulge, sõda oli. Ja terved poisid ja gümnaasiumi lõpetanud mehed, tegelikult ma tahtsin tohtoriks saada. Nagu ütles doktor Paracelsius, et vihata surma ja armastada oma ligemist. Elu ise andis meile teised ülesanded. Aga olete rahul? Ma kirjutan siin raamatus, päris lõpus. Ma kirjutangi seda, et kui mul antaks võimalus veel korra ise valida oma elukäiku, siis sellest piskust, mida mul tol ajal valida oli, ma kordaks seda ja elaks just niimoodi. Ja edu. Sest kuulsus on kalas vaid rist. Sa oled kui piksel varras, kes lõputult säärab.